Head korteriühistute liidu liikmed, head korteriühistute liidu juhid, te teete fantastilist tööd. Selle nimel, et Eesti inimesed saaksid olla oma kodus peremehed, et kodud oleks hoitud ja kaitstud. Ma tahan teile südamest õnne soovida selle nimel, et Eesti riik saavutas võidu Pariisi rahvusvahelises arbitraažis Tallinna Vee kohtu vaidluses. See oli pikk võitlus. See algas seadusega, mille ma Riigikogus algatasin, et kontrollida ja ohjeldada monopole, ja see võitlus kestis 10 aastat. Ja nüüd selle võitluse tulemusena on Tallinna kõik koduomanikud võitnud suurusjärgus 100 miljonit eurot. Riik peab range käega kontrollima monopole, et nad ei võtaks ülemäärast kasumit meie, teie, kõigi Eesti koduomanike taskust. Konkurentsiamet on teinud head tööd. Eelmisel ja üle-eelmisel aastal on vastavalt langenud nii taastuvenergia tasud kui jaotusvõrgu tasud. Äärmiselt oluline on see, et järgmise Euroopa Liidu finantsraamistiku arutamisel oleks laua peal see põhimõte, et me jätkaksime suuremas mahus kortermajade soojustamise programmiga. See on olnud üliedukas programm, sellest on võitnud koduomanikud väiksemate soojaarvete ja suurema koduväärtuse näol. Ja kui me vaatasime ka juba viimast meetme avamise hetke, kus sisuliselt loetud minutitega esitati taotlused läinud aastal, siis see on märk sellest, et me peame rohkem suunama Euroopa Liidu vahendeid just nimelt kortermajade korda tegemisse. Võite olla kindlad, et ma seisan ühemõtteliselt valitsuses selle põhimõtte eest. Tahaksin eraldi öelda, et äärmiselt oluline on kaitsta koduomanike, kõigi korteriomanike huvisid. Jälle on laua peale kerkinud idee kehtestada Eestis kinnisvaramaks, nii nagu see Euroopas on enamikus riikides. Tahan öelda ühemõtteliselt, et ma lükkan selle idee tagasi. Kinnisvaramaks tähendaks suuremat koormust meie korteriomanikele, kuid kui me vaatame, kui palju Eesti inimesi on koduomanikud, siis lõviosa inimesi on koduomanikud ja suur hulk inimesi, meie noori peresid, kes unistavad oma koduomanikuks, neid takistab just nimelt rahaline koormus. Vastupidi, me peame otsima paremaid võimalusi ka riigipoolse garantiide kaudu, et võimaldada noortel peredel oma kodu peremeheks, oma koduomanikuks tulevikuks olla. Ja seda põhimõtet, et inimesed ühiselt, inimesed oma varaperemeestena suudavad mõistlikke otsuseid langetada, teenib ka selle valitsuse algatatud teise pensionisamba reform, mille mõte on ju selles, et inimene oleks ise oma varaperemees ja langetaks neid valikuid, mida ta ise õigeks peab. Just nimelt korteriomanikuks olemise kogemus ühe inimpõlve jooksul Eesti rahval ja selle kaudu ühiste otsuste langetamine läbi korteriühistute on näidanud, et Eesti inimesed on üldiselt arukad, vastutavad ja suudavad langetada ratsionaalseid otsuseid nii ühiselt kui ka eraldi võetuna oma vara üle. Head sõbrad, soovin teile edukat Foorumi päeva. Ma vabandan, et ma ei saa täna olla koos teiega. Ma viibin nendel minutitel, kui Foorum toimub Ühendriikides Washingtonis, kohtun Ameerika Ühendriikide välisministriga. Me ühiselt teeme koostööd Ameerika Ühendriikidega selle nimel, et Eesti oleks kaitstud, et Eesti julgeolek oleks tagatud. Ilusat Foorumi päeva kõigile!